Tere! Täna meie näitame teile, kuidas teha mulla lõimise sõrmeproovi, kasutades selleks plastiliini. Esimeses etapis on vaja muld teha märjaks ja seda voolida. Ja vastavalt sellele, kuidas muld peale voolimist välja näeb, saab teha järeldusi lõimise kohta. Kui mulda saab voolida 3 mm paksuseks nööriks ja see pole katki läinud, on tegemist savilõimisega. Kui antud mulda saab ka keerata rõngasse ja see ei pragune, on tegemist raske liivsavi lõimisega. Kui saadud rõngas on pragunenud, on tegemist keskmise liivsavi lõimisega. Ja kui see rõngas läks katki, on tegemist kerge liivsavi lõimisega. Kui mullast saab voolida kuuli, on tegemist sabiliiva lõimisega. Ja kui mullast pole võimalik midagi voolida, on tegemist liiva lõimisega.